siiski raskus ületades on taaskord hea meil üksteist näha tervete ja ilusatena, lüüa kokku klaase ja olla vabad omal maal, saades sellest kõigest elujõudu edasiliikumiseks. See riik on pühendatud meile, kallid inimesed. Tere tulemast Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale. Kutsun lavale Antsla valla volikogu esinaise Merike Prätsi. Armas Antsla valla rahvas ja külalised. Eesti on väike riik, maailma mastaabis väga väike riik. Aga me oleme rikas riik, sest meil on oma keel, oma kultuur ja targad inimesed, kes oskavad ja tahavad oma riiki arendada. Me saame vabalt elada vabal maal, mõelda oma mõtteid, välja öelda oma ideid ja neid ka ellu viia. Meil läheb hästi. Palju paremini kui 5 või 10 või 20 aastat tagasi. Alles äsja jõudis kinoekraanidele film Tõde ja õigus ja võrreldes nende aegadega läheb meil ülihästi. Aga me ei tohi unustada, millise hinnaga me oma maa kunagi vabaks saime. Ka tänapäeval ei ole maailmas igal pool rahu. Ja väike riik saab enda eest seista vaid siis, kui me oleme ühtsed ja meil on tugevad sõbrad. Igaüks loeb. Neid sõnu kuuleb viimasel ajal eriti tihti, aga see ongi väga oluline ja igaüks loebki. Ainult mina ise koos teistega saan oma riiki üles ehitada ja hoida. Iga inimese igapäevane panus on oluline, et me jõuame kaugemale oma unistuste Eesti poole. Selleks, et kuhugi jõuda, peab eelkõige armastama iseennast, oma pere, sõpru ja tuttavaid, armastama oma tööd ja armastama oma vaba aega. Eesti loodustegevuse populariseerija Fred Jüssi on öelnud, inimene ei oska laisk olla. Meid on õpetatud töötama hirmsasti. Ja tähtis on see, et ikka tööd ja tööd ja tööd tuleb teha. Aga sellest, et puhata tuleb ja puhata tuleb, sellest ei räägita. Töö ei saa kunagi otsa, aga inimese jõud võib saada ja väga ootamatult. Ja mitte ainult sellepärast, et ta oleks vana või haige, vaid sellepärast, et ta on haiget saanud. Me peame õppima ka üksteist rohkem hoidma ja seda eelkõige sõnadega. Sõnal on suur jõud. Sa lased ta lendu ja juba ta hakkab oma elu elama ja muutuma ja moonduma ja mõnikord ka nii, nagu sa seda üldse mõelnud ei ole. Seega mõtleme, mida, kuidas ja kellele midagi ütleme. See ju ongi tarkuse märk. Homme saab Eesti Vabariik 101-aastaseks. Ma olen uhke, et ma olen eestlane, et ma elan Antsla vallas ja minu ümber on nii palju toredaid ja ettevõtlikke inimesi. Ma usun, et me oskame vajadusel koos ühte jalga astuda, austada ja armastada iseennast ja teisi, märgata abivajajaid ja hoolida. Vaatame julgelt tulevikku. Meil on, mille nimel edasi liikuda ja et meie tööd saavad jätkata lapsed ja lapselapsed. Liitume kõik üleskutsega, et homme, 24. veebruaril kell 20.19 teeme kogu Eestimaal ühe suure kalli. Ja ütleme aitäh, et oleme üksteisele olemas. Ma tervitan teid Antsla vallavolikogu nimel. Olge hoitud ja õnnelikud. Aitäh, et te olete olemas. Elagu Antsla vald, elagu Eesti! Kutsun lavale Antsla vallavanema Aavo
Tere õhtust, lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed, hea vallarahvas, külalised. 2019 aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Seetõttu on Kultuuriministeerium üleskutsel kuulutatud 2019 aasta laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks. Siinkohal sooviksin tänada Antsla tublisid laulu- ja tantsurühmade ühendajaid, kes ikka ja jälle võtavad selle väljakutse vastu ja annavad endast parima, et meie Antsla lauljad ja tantsijad jõuaksid Tallinnas toimuvale Eesti rahva suurpeole. Usun, et sama suure innukuse ja tarmuga toimetavad meie eesti keele kirjanduse õpetajad, sest lisaks laulu- ja tantsupeo aastale täitub eesti keele seadustamises riigikeelena 100 aastat. Selle puhuks on Haridus- ja Teadusministeerium kuulutanud 2019. aasta eesti keele aastaks, et arvukate sündmuste ja tegevustega väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena 100 aastat. Haridus- ja Teadusministeerium Mailis Reps on märkinud, et keel on meie ühine väärtus ja põhiosa Eesti identiteedist. Eesti keele ja kultuuri ja omariikluse kestluseks tuleb meil endil tööd teha ja vaeva näha. Hea keelekasutusega saab igaüks anda panuse eesti keele säilimiseks ja arenguks. Eesti 100 raames on Eestile tehtud väga palju kingitusi. Erinevaid filme, animafilme, nagu näiteks Seltsimees laps ning Loote ja kadunud lohed, kus esimene film jutustab ühest Eesti ajaloo etapist ja teise filmi peategelane alles kirjutab ennast ajalukku. Nii see meie Eesti ajalukku sünnib. Ajalukku on ennast kirjutanud ka 2018 aasta koostööprojekt Tamme alle istutamine Tammelavi tammelähistele, kus koostöös Antsla vallavalitsuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Urvaste kooliga sai vähem kui tunni ajaga mulda pistetud enam kui 100 tammepuud. Tänu arvukatele abikätele oli töö kiire ja korralik ning selleks ajaks, kui kaameramehed kohale jõudsid, olid juba kõik tammeistikud oma koha leidnud. Kuna uhke istutustöö tuli siiski jäädvustada, kaevasime ühe puu üles ning istutasime uuesti. Nii kord selle ajalooga on, et mõnikord kordab ta ennast ise ja teinekord tuleb hoopis ise korrata. Suureks kingituseks Eesti Vabariigile seisab praegu Antsla raudteejaamas soomusrong number 7, Vabadus. Lisaks lahingute ja väejuhtide ja kangelaste kõrval on vabadussõjast esile tõstetud 2 sümbolit, koolipoistest õppursõdureid ja soomusronge. Kindlasti soovitan seda monstrumit oma silmaga kaema minna. Ütleb ju Eesti rahvatarkuski, oma silm on kuningas. Siiralt hea meel on selle üle, et esimest korda pärast 1993. aastat asus 2018 aastal Antsla valda elama rohkem inimesi, kui siit lahkus. Sisse kirjutas ennast 145 inimest ja lahkus 133. Lisaks sellele nägi ilmavalgust 32 suurt ilmakodanikku. Väikeste vallakodaniku vastuvõtul oli suur rõõm lastevanematel üle anda nimeline hõbedane lusikas ja lilleõis. See oli, on ja jääb suureks rõõmuks. Lisaks eelnevale kasvas õpilaste arv nii Kuldravoolis kui ka Antsla gümnaasiumis. Jään lootma, et õpilaste arv meie koolides ei kahane ning saame igal sügisel õnnitleda 3 klassikomplekti jagu esimesse klassi astujaid. Uue valla käivitamiseks on kulunud palju tööd ja vaeva. Eelmise aasta jooksul on Antsla vallavolikogu ja vallavalitsus vastu võtnud 29 erinevat määruste korda. Olulisemalt nendest põhimäärus, arengukava ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Hea meel on selle üle, et oktoobris võtsime vastu Antsla valla arengukava, kuhu said kirja valla pikaajalisemad eesmärgid ja prioriteedid. Usun, et meie kõigi koostöös on võimalik püstitatud visioonide poole liikuda. Antsla vald on hääväega kotus, kus on rahulolevad inimesed ja mitmekülgsed võimalused eneseteostuseks.
Piirinaabrid jäi pärast haldusreformi vähemaks. Tore on siiski mõnikord vaadata, mida meie naabrid teevad Rõuges, Valgas, Võrus, Otepääl ja Kanepis. Ja küllap ka vastupidi. Huvitav on jälgida, kuidas naabrid oma kodukohta turundavad, mida ehitatakse, kuidas kaasatakse, missugused vigu arenemisprotsessides tehakse, see kõik on iga valla kasvamise loomulik osa. Sellegi poolest leian, et oma kodukoha arengu juures peab eelkõige kuuluma oma inimesi, sest meie ise saame teada, mis on meie kodukoha arengu juures kõige vajalikum ning kuidas selleni jõuda. Leian, et valla arengu taga ei seisa üksi vallavanem või volikogu esimees. Valla arendamine on meeskonnatöö, kus ka volikogu ja komisjonidel on suur roll. Näiteks koolis 5 saamine või spordivõistluste poodiumile kõrgemale astmele jõudmine ühekordselt on raske. Aga et seda taset hoida, tuleb distsiplineerida ennast ja teha koostööd teistega. Julgen väita, et olümpiavõitjaks pole võimalik ilma toetava tugimeeskonnata tulla. On ju ikka teada, et koostöös peitub jõud. Usun, et meie kõigile meeldib siin elada ning hoolime oma piirkonna käekäigust. Iga elanik töötab selle nimel, et meil kõigil oleks siin parem elada. Teeme kõik koos nii, et Antsla vald olles siin hääväega kotos, kus elas rõõmsa inimese ja nail on igasugutseid tüütegemise ja aveetmise võimalusi. Kutsun teid kõiki homme varahommikul heiskama meie kaunivärvilisi riigilippe. Tulge kindlasti homme kell 7.33 Antslasse Kaitseliidu Võrumaa maleva Antsla üksikkompanii pidulikule rivistusele. Soovin teile ilusat saabuvat Eesti 101. sünnipäeva. Nagu ma mainisin oma kõnes, on laulu- ja tantsupäeva aasta. Sooviksime tänada kõiki juhendajaid, kes selle raske teekonna on ette võtnud ja annavad endast parima. Palun lavale rahvakultuuri hoidja Tiiu Kungus. Vist ei ole. Aitäh, rahvakultuuri hoidja Laura Mander. Aitäh, rahvakultuuri hoidja Karl-Henri Arro. Aitäh, rahvakultuuri hoidja Tiit Raud. Rahvakultuuri hoidja Jaan Tamm. Rahvakultuuri hoidjad vist hoiavad kultuuri praegu hästi. Leili Väisa. Leili väga tänab, kuid ta kahjuks jäi haigeks ja soovib meile kõigile palju tervist ning ilusat piduaega. Aitäh, Heda Hirson.
Aitäh, Celia Roose! Kuid mis teeb meist järjekindla riigi, nagu teeb ka kellast, täiuslikku ning kontrollitud abivahendid hammasrattad, teevad seda ka väikesed kogukonnad Eestist, just selle Eesti, nagu meie oma Antsla vald, mida me järk-järgult üheskoos töökorras hoiame. Vahel kipub küll motivatsioon kaduma, olles ebaõnnestunud või tunnustamata. Siis tekib küsimus, kelle jaoks ja miks me seda üldse teeme. Et meil jätkuks motivatsiooni, peame üksteist austama ja tänama. Mul on rõõm välja kuulutada autasustamistseremoonia. Kohaliku elu edendaja nominendid on Ene Klaar, Milline Reiber, Rasmus Klaar,
Ulla Määrma, Ulle Kaska ja Ulla nominentidel avaette. Auhinna üleandmiseks palun lavale eelmise aasta kohaliku elu edendaja laureaadi Üllar Salumetsa. Kõik väärikad nominendid ja kõik vääriksid seda kohta, kuid minu Rolando tümbrikus seisab ainult üks nimi. Ja selleks on Antsla valla kohaliku elu edendaja Ene Klaar. Avatud suhtlemisega ja koostöö valmis. Ta on aktiivne igakuiste eakate ürituste korraldaja.
vigadeparandus on noorte teha. Tehke, aga tehke. Noorte tarkus käib ju vanadest üle. Nii on öelnud Anton Hansen Tammsaare. Peamine, et see ka tehtud saab. Silmapaistev noor nominendid on Ants Põder, Keeter Põi, Karolina Kalli, Lausa Pees, Marliin Tartus, Maria Helena Ajamaa, Uku Reiber. Palume tulla nominentidel lava ette. Antsla valla silmapaistev noor 2018 on Ants Põder. Heategevuslik jõululaat 2017 korraldaja ning käesoleva õppeaasta õpetajate päeva korraldaja. Euroskoola konkurss, kui mina oleksin Euroopa Parlamendi liige, 2018 konkurssi võitja. Noorteühing Eesti 4H Tartumaa piirkonna Antslakad klubi president. Lahe koolipäev 2018 Lõuna- ja Ida-Eesti transpordijuht.
suuremasse millessegi, mis on parem ning püüdlemine selle poole, et kõigil oleks edaspidi parem elada. Ettevõtja tekitab võrgustikke ning loob maailma uusi võimalusi. Edukas ettevõtja nominendid on Anni-Manni Mängumaa, Eesti Mare, Mets ja Koppa Öö, Erta, Kaune Linna nominendidele vabalikkudele. Auhinna üleandmiseks palume lavale Hauka Konsumi tööka kollektiivi esindaja, kaupluse juhataja ning eelmise aasta laureaadi Merje Valtini. Antsla valla edukas ettevõtja 2018 on Mets ja Koppa Öö. Ettevõtte kõrvalt leiavad aega oma pere, tuttavate ja lähedaste jaoks.
Tänapäevases spordimaailmas on raske jääda ausaks, kuid need, kes jäävad, on võitjad. Ernest Hemingway, mees, kes on nentinud, et igas sadamas on vähemalt üks eestlane, on öelnud: sport õpetab ausalt võitlema, sport õpetab väärikalt kaotama, niisiis õpetab sport kõike, ta õpetab elu. Parim sportlane või meeskond nominendid on Mayday, Mayday, püüa, Sandra Rumas, Julia Ragi ja Ida Taudele, Kuule Enda, Kalle Kulla Tuiningude ja Latautele. Tublisid sportlasi tänas Taavi Kannimäe, eelmise aasta parima sportlase laureaat. Üks tugevam kui teine, aga Antsla valla parim sportlane on Sandra Rumas. Parimad tulemused on 2018. aastal sisehooaja Eesti meister U14 vanuseastmes 6
Haridus on üks tähtsamaid elemente meil kaasaegses ühiskonnas. See on üks alustala, mis aitab meil tänapäevases infokülluslikus ning valikute rohkes keskkonnas teha kaalutletud otsuseid. Ilma oma rahvusliku liikumise ja kultuurita oleksid eestlased praegu samasugusel haridusjärjel kui setud. Nii on öelnud kaugekandi eesti keeleteadlane Johannes Aavik. Aasta hariduselu edendaja nominendid on Kätlin Haugas ja Meelita Ainsa. Auhinna üleandmiseks palume lavale vallavanema Aavo Kirsbaumi. Jah, kuna eelmisel aastal sellist nominenti jäänud, siis nagu aasta hariduselu edendaja 2018. Ärme lase pikalt piinelda. Kätlin Haugas! Kätlini osalusel on teoks saanud oluline koostööalgatus meie valla 3 kooli vahel. 2018. aastal toimus 3 kooli ühiskontsert. Kui Kätlin mudilaste ees seisab, on näha, et ta teeb lapsed õnnelikuks.
kust algavad kõik meie lood, meie kasvamised, meie langemised ja siis jälle tõusmised. See on pere, nagu puu. Pere loob võimalused kokku või lahku kasvamiseks. Hoidke üksteist. Aasta pere nominendid on Liisa ja Tiit Neeve, perega Õnnile, Eaka Reino ja Silver Minnakul, Ursula Mäemaa, palun tuli nominendidel avajatel. Auhinna üleandmiseks palume lavale eelmise aasta pere laureaadi perekond Tõniste. Antsla valla aasta pere 2018, Tead Reinut ja Silver Misnapuu. Tänu sellele perele on saanud Haapsaare küla uue elu. Viimastel aastatel on aktiivsesse kasutusse võetud varasemalt aastaid tühjalt seisnud laudahooned. Tänu Silveri poolt pakutavale tööle ja leivale on töö olemas neil, kellel sellega muidu võib-olla raskusi oleks. Lisaks on tänu sellele ka koha peale tulnud ja jäänud päris mitmed inimesed. Tea ei jäta kunagi inimesi hätta. Ta alati vaatab, et ükski piirkonna laps ilma piimata ei jääks. Esimehega isiklikult auhinna üle.
seletas, ei pool nii armas olnud seal kui küla tänavas Liigia Koidula. Antsla valla Tegus küla nominendid on 2 küla Uhtjärve Uue-Antsla ja Roosiku küla. Eelmise aasta laureaadi Kraaviküla esindaja Üllar Salumetsa. Vallas on 41 küla. Üks küla siis on õige. Selleks on 2 küla. Külas on tugev koostöö ja kogukonnaga arvestamine, toimub vilgas seltsielu ja on ülevallaline ning maakondlik tuntus ja tunnustatus. Tegelikult on meid rohkem kui 2. Aitäh teile!
viivad ellu muutusi. Teod jätavad meist jälje, millised me olime ja oleme. Ja ainus tee unistusteni on need täide viia. Aasta tegu nominendid on Pokumaa 10. juubel ja rikkalik kultuurisuvi ning Anni Manni mängumaa loomine. Aasta tegu 2018 on Anni Manni mängumaa loomine. Lisaks on võimalik mängumaal niisama lustimas käia. Esimene sünnipäev on sellega vastu võetud, kuid tahan siiralt teilt, inimesed, paluda üht. Hoolige oma lähikonnast ning küsige oma sõpradelt, õdedelt, vendadelt, isadelt, emadelt, vanaemadelt, vanaisadelt, tütardelt, poegadelt, onudelt, tädidelt, tõesilmi, kuidas läheb. Sest õiged küsimused ja siirad vastused viivad positiivse lõpuni. Kuulame ja paneme üksteist tähele, siis on loota, et muutub iga aastaga targemaks ja tugevamaks. Tänase õhtu tõid teieni muusikud Kerli Hellamaa, Herbert Kornula, Emma ja Mille Saar, Ülejäänud ja Ülejäänud Valmustavad Kiisaar ja Rahvimine Sarv, Antoni Tuli, Kordikeskuse Meeskonna, Kultuuris Pesalise Meelelaba, visuaalkunstnik Kaili Kalle ning lavastaja koreograaf Egeli Tuli.
oli Martin Prats. Aitäh teile, kallid pidulised!
jah.